Jõu. Järgmine episood podcasti Plantkasti erist Anu ja Dianaga või Diana ja Anuga, kuidas kellelegi meeldib ja sobib. Ja nii ongi, täna meil küünalt ei ole, kohe tuleb õues tulevärk ja kõik muud jutud selles mõttes, aga ja, kuna meie esimene podcast, mis me tegime Dianaga üks ühele lendas päris hästi, siis rahva palaval nõudmisel me jätkame selle projektiga. Vaatame, kaua see asi lendab ja nii ongi. Miks me täna siin oleme? Miks me oleme rohelises? Miks meil on mingid veidrad... Kus sa mütsi panid? Siin. Miks meil on mingid veidrad mütsid peas? Point on lihtsalt selles, et hetkel on magus suvevaheaeg. Vihk tuli, äike tuleb, kõik jutud tulevad. Meil on hetkel suvevaheaeg. Täna on kätte jõudnud Eesti suvi. Meil on 30 kraadi sooja õues ja kõik värsked kooli lõpetanud mõtlevad, mis sügisel edasi saab. Koos väikese tormiga. Muidugi pole õrna emuga, kes nagu peale jääb selles mõttes, et see vihk on päris tugev, aga mikrod vist on päris head. No vaatame, proovime, mis juhtuma hakkab. Kui ei saa, siis teeme uuesti, sest taaskord me oleme sellised kahe hiti wonderid nagu, et esimese korraga ei tule välja. Me oleme ka seda podcasti korra juba salvestanud, proovisime teha kolmekesi ka nii-öelda fännide palaval tungival nõudmisel, aga no see läks väga laadaks ja see lihtsalt oli ebaviisakas ja nii ongi. Karel editiks seda siiamaani. Meil on lihtsalt, me väga täname Kaarlit, kes tuli välja laupäevasel päeval, istus 2 tundi meiega koos. See väljas on lihtsalt väga hull torm. Väga ehkel. Mis me teeme? Me teeme pausi. Väikse pausi. Ja saate sinna bloopereid meie eelmisest salvestusest. Karel on hetkel Kaljulõhe lahkmel. Vahemärkusena. Karel on teinud karjääri ka kalendripoisina. Et nime panin peale, et Diana Piim. Aga teinekord leidsid lihtsalt tühja nõu. Sildi. Ja, aga see selleks, aga Maaülikooli lühikas. Diana tegelikult ütles ühe faktivea. Ta ütles, et Diana Piim, Diana joo piima. Nagu literaali. Ütleme, et natukene. Ma segan vahele. Ükski mööblisse kannatada ei saanud arvatavasti ja kõik jõudsid tegelikult ka kooli. Et pidutseda võib ülikoolis, aga kooli peab ka jõudma. Saad ainepunkte. Keeled suhu Euroopasse. Siukesega me peame nagu siin nagu Anuga siin olema. On ju, see on nii keeruline. Ühe sõnaga. 2 sõnaga. Nätagi, 3 sõnaga, kuna meid on siin täna 3. Korraliku asja teha, aine. Või mis te arvate? Mina ja minu 3 sõpra. Ja tegelikult, ütleme nüüd, kui keegi 10 aastat tagasi oleks minu käest küsinud kooli lõpetamise kohta kommentaari, siis ma oleksin lihtsalt aglust välja hüpanud või midagi. Et minu jaoks oli see paras kultuurishokk tegelikult. Sul on tegelikult ju väga nagu huvitav lugu. See on väga edulugu on selles mõttes ikkagi see. Mina ütleks, et see on nagu õpetlik lugu. True success story. Ma vist pean selle välja editima siit, aga... Me oleme tagasi. Ja jälle ei jäänud ilma. Ei jäänud ilma. Kõik ujub väljas. Kõik ujub, natuke tuli äikest ka. Võib-olla kuulsite ka siin enne ja võib-olla kuulete veel, selles mõttes, et garantiisid ei saa hetkel anda. Need, kes äikest kardavad, siis vabandame ette juba. Vahepeal tuleb kõrvad kinni panna. Aga me ei tea kunas. Nii ongi. No eks me siis võib-olla, ma ei tea, tõstame näpu püsti või midagi. Ja nii ongi. Igatahes enne jäime kuskile sinna vist enam-vähem pooleli, et miks me oleme täna siis jälle siia kokku saanud. Ja see ka, et me teeme mitmes kord seda. Keegi ei mäleta enam. Me lugesime kokku, see peaks olema. Nüüd see kuulsite, pikne ja kõu. See oli kõu. Kõu oli. 6. kord vist on nüüd äkki kaamera tööle pandud.
me tahtsime nii palju kordi teha seda, aga tundub, et ikkagi Eesti Maaülikool ei pea saama selle loojal oma podcasti. Ja meil on väga piinlik sellepärast, et me käisime juba ühe korra nii-öelda tegemas juurte juures tagasi, Alma Materis käisime tagasi, Mulla muuseumis mämmerdasime 1,5 tundi. Tulemus oli see, et siga ka ei söö, mis kokku sai. Ja nii ongi. Aga jah, selles mõttes, et jah, blooperitest nii-öelda võib-olla näete ka siis seda, mis juhtub, kui 3 latadara ühte ruumi kokku panna ja lihtsalt lasta olla. Ma ei saa aru, miks sul sääsed siin on. Ma ei tea. Mul ei ühtegi sääs ka, mul kõik on hästi. Aga nii ongi jah, et ühesõnaga hetkel on siis nii-öelda koolivaeg. Lõpetajad mõtlevad siis kuhu, miks ja kuidas edasi minna võib-olla. Ja jah. Ja Maaülikooliga koostöös mõtlesime, et võiks teha sellise asja, podcasti. Kus me räägime siis, kuidas me sattusime õppima Maaülikooli? Miks me läksime Maaülikooli? Miks? Mis me seal tegime? Kelle jaoks? Mille jaoks? Ja mis meist saanud on? Ja mis edasi saama hakkab? Ja mis teistest saanud on? Seda me võib-olla ka natuke puudutame. Võib-olla näitame ka kedagi, võib-olla me saame kedagi filmida värki-särki, mingi väike tõk-tõk jutuajamine. Ja nii ongi, aga kumba pidi me teeme? Mina läksin esimesena nii-öelda. Võib-olla pool ka ära vahepeal. Pool ka lahkuda chatis selles mõttes. Siis me saame mingi 7. korra alustada. Disko käib selles mõttes. Kõik on kontrolli all. Aga samas ma näen aknast, et juba taga on suhteliselt valge, et sellega on, ehk on kõik bueno. Jah, ühesõnaga mina olen siit pundist tegelikult akadeemiliselt kõige vanem. Igatepidi kõige vanem. Ja nii ongi. Ja mina lõpetasin 2012 gümnaasiumi ja siis mõtlesin, et mis nüüd edasi saab. Sai siis see, et kuna kasvanud kodutalus, teinud põllumajanduse värki, loomadega möllanud maast madalast, et siis võiks ju, ühesõnaga loogiline jätk oli minna õppima põllumajandust või loomakasvatust. Ma ei mäleta enam, kus ma loomakasvatusse reaalselt jõudsin paberit ka sisse anda või ei jõudnud põllumajandusse. Ma andsin sisse, ma sain ja seal ma lõpetasin ka mõned aastad hiljem. Tegid järjest? Suhteliselt edukalt. Tegin järjest, sest et minul on tõsised probleemid nii-öelda pühendumusega ja järjepidevusega. Et kui ma jätan pausi sisse, siis mul on väga raske tagasi ree peale saada nii-öelda. Et hirmsasti oleks tahtnud minna vaheaastale, mis iganes mõttes siis, kas tõesti, et lähed otsid mingit kogemust, värki-särki. Aga siis ma nagu sain aru, et juba kui oli 3 kuud töökad suvevaheaega selja taga ja kooli vaja tagasi minna oli, et see oli alati pagana raske. Ja seega vaheaasta tundus ka väga siuke riski business ja jäi tegemata, võib-olla ongi parem, et jäi tegemata. Ja nii ongi. Mina läksin ju peale keskkooli üldse tegelikult Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse. See on liblikas. Aga Koi. Liblikas. Aga mina läksin peale keskkooli tegelikult Viljandisse Kultuuriakadeemiasse. Sa eksisid ära vahepeal? Ma ei eksinud ära, aga ma tegin lihtsalt siukse äpardus, et ma panin põllumajanduse, panin teiseks eelistuseks Maaülikoolis. Esimeseks panin geodeesia. Ma sain sisse geodeesiasse ja sellega automaatselt võtti põllumajandus mul ära. Ja mul sai siis nagu teisi valikuid oli ka ja nüüd on üks ääsk siin. Et mul sai siis teisi valikuid ka, aga läksin ikkagi Viljandisse. Üliäge aeg oli, ägedasti ägedad inimesed. Aga sain aru, et ei ole mulle see. Ja võtsin julguse kokku. Väga raske samm oli niisugust nagu otsust teha, et nüüd jätad pooleli ja lähed teise ülikooli õppima teist eriala, aga tundsin, et ei ole nagu mulle ja tulin ära ja olin, ma ei tea, jaanuarikuust olin kodus, metsas, traktori peal, kevadel, põllu peal ja sain ikkagi aru, et see on minule rohkem, see põlluvärk.
ja siis kui õige aeg oli, siis ma saisi panin ainult ühe avalduse sisse Maaülikooli põllumajandus. Kuigi tagantjärgi mõtlen, et mis siis oleks, kui ma poleks saanud sisse. et jah, mina tegin nagu niisuguse vaheaasta, muidu ma oleks pidanud tegelikult olema ju kursakaaslased, aga olin aasta noorem, et Anu oli meie kursa siis tuutor. Ehk siis see, kes õpetas, kuidas ülikoolis tuleb hakkama saada. Ja Karelil oli ka tegelikult huvitav lugu ülikooli sisseastumisega. Et tal oli ju, tema tuli ju Audentesest spordi poolega. Ja temal oli, ma tean, tal mõte oli kas minna kutsekasse või siis minna Tartu Ülikooli kehakultuuri. Ja põllumajandus oli ka tal mingisugune mõte. Ja tal juhtus tegelikult nii, et ta jäi joone alla mingil huvitaval kombel. Ja samas sellest nagu loo moraal, et selles mõttes ta sai ju ikkagi nagu lõpuks sisse, on ju, Maaülikooli augustikuus ta sai teada, et nüüd on nagu no vahetult alla paar päeva täitsa enne nagu kooli tulemist. Siit nagu tegelikult täna nagu võib-olla ka loo moraal neile, kes arvavad, et nad joone all ja on viimased kuskil. Et tegelikult täna on Karelist ju saanud ikkagi Eesti mastaabis ikkagi väga kõva tegija taimekastuse poole, et need joonealused teinekord ei tasu nagu alahinnata. Ühesõnaga nii-öelda jah, pigem selline joonealusest tippjuhiks tegelikult on väga edulugu. Väga edulugu. Jah, mina ei olnud joonealune, mina olin kuskil seal kuldne keskmine, minul seda hirmu ei olnud nüüd, et ma sisse äkki ei saa. No, mul ka tegelikult väga ei olnud, aga ikka kartsid. Mina ikka kartsin, äkki see. Ka kunagi teha vaata selles mõttes, aga ütleme niimoodi, et fakt on see, et ka meie kursusel oli nii-öelda medaliste, aga pigem põllumajandus vist on selline eriala, kus sul peab olema väga tugev nagu kutsumus, et minna seda üldse õppima. Meil oli palju ka selliseid, kes tõesti tulid, et said sisse ja kuna eriala nimetuses on sees see maagiline turustamise osa ka, et siis aga see tuli magistris? See osa tuleb magistris alles, jah, kahjuks. Ei, me nüüd tegime õppekavasid ümber tookord, kui mina käisin, siis natuke turustamist tuleb ikkagi pakas ka, et tõsteti ümber seal asju. Aga jah, see on nagu kindlasti koht, mis kutsub võib-olla natukene valedel alustel nii-öelda õppima erialale, aga samas väga vajalik pool, aitab näha suurt pilti, aga jah, sinna võib tänu sellele sattuda natukene nagu telt eksinud õppureid. Selles mõttes, aga ei lullu. Eks neid igal kursusel lõpuks on ju see arusaam ka, et tihti peale olnud, et paber loeb see diplom 3. või 5. aasta lõpus, et sa oled kõrgharitud ja tegelikult siis on juba võimalik teha igasuguseid muid trikke ja nippe ja tehniliselt vist isegi meie oma diplomiga, magistridiplomiga teeks õpetaja kutse, me võiks olla pedagoogid väga vabalt, on ju? Jah, vist küll. Põhimõtteliselt, loodusteaduste magister põhimõtteliselt peaks nagu võimaldama seda. Kunagi on nagu pakutud mingisugust loophole'i sellega ka, aga mina loobusin, et pigem olen ikkagi reaalselt põllu peal oma ette kui kuskil klassi ees. Kusjuures sa olid õpetaja, ei olnud? Lõpuks ma tegelikult otseselt õpetamiseni kui selliseni ei jõudnudki. Aga jaa, minu elus on olnud selline väga huvitav aasta, kus vahetult enne bakatöö äraesitamist suundusin ma tööle Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohta, kus ma olin siis põllumajandustootmisjuht. Uhke silt oli mul igatahes kabineti ukse peal. Väga tihti ma sinna kabinetti muidugi ei jõudnud selles mõttes, et esimese hooga ma ikkagi olin nii-öelda agronom, kuna seal oli, või siiamaani on toimiv majad nii-öelda lüpsifarmiga ja põllupoolega ja kõigega, selles mõttes väga äge värk. Tehnikavärgid, remondid, asjad, jutud. Ja minust oleks siis pidanud saama nii-öelda kutseõpetaja seal.
mingeid põllumajandus aineid lugema nii-öelda. Aga jah, õpetajakutset kui sellist mul ei olnud. Puudus ka nii-öelda see magistri alus ja tegelikult see projekt jäi seal katki selles mõttes. Väga huvitav kõrvalepõige oli see muidugi teekonnal, aga kindlasti ei kahetse, et ma seda tegin, aga täna ma tunnen, et ma ei näe ka, et ma oleks seal nagu väga palju rohkem toimetanud selles mõttes, et üsna kiiresti oli selge, et see pole päris see, mida mina teha tahan selles mõttes. Mis on ka okei, ma leian, et tulebki leida nagu see oma tee ja võib-olla ka panna südamele mingisugustele juhtivatele organitele, kes valivad endale nii-öelda meeskonda inimesi, et alati ei tasu neid noori kohe nagu välistada tööle, nii-öelda tööle võtmisest. Lihtsalt sellepärast, et nendel on CV-s 5 või 6 erinevat töökohta viimase 4 aasta jooksul, eks ole, et minu meelest on see väga okei, et noor inimene otsib oma kohta elus ja seal ei ole midagi halba. Kõik ei sobigi igale poole ja see on väga okei. Sest täna ju, ega pigem täna keegi taha olla nii-öelda ühe töökoha peal, et minna siit jalad ees on ju. Kindlasti mitte. Et tegelikult otsitakse, proovitakse, saadatakse kogemusi ja ega samamoodi nagu töökohtadega, et kui põllumajandusvaldkonnas on töökohti erinevad, et on siis taimekastusjuht või agronoom või ametnik või müügiesindajad, nende variante on palju. On tegelikult sama ka ju õppekavadega või selles mõttes erialadega. Et tõesti, kui sul on nii-öelda tundub, et see eriala pole sinu teema ja ikkagi tunned, et midagi on valesti või ikkagi ei meeldi, et tunned, et süda kutsub mingi teise eriala poole peale või mingi asi meeldib rohkem, siis kindlasti nii-öelda minu enda isiklik soovitus mitte jääda nagu sellesse kinni, et ma teen 2 aastat veel lõpuni ja siis vaatame edasi, et hambad ristis on ju, et pigem kui on tunda, et ikkagi ei sobi, siis julge samm teha ja edasi minna. Selles mõttes, et väga hea nii-öelda võtaga saab ju neid erialaineid juurde tuua, üle tuua, et mina sain ka Viljandist tuua neid vaba aineid ja niisugused asju üle sealt, et Tal Joppast ei pidanud filosoofia Pidin käima, jah. Pidin käima, aga ma vist natukene pääsesin ära, kuna oli keskkoolis filosoofia. Ma natuke pääsesin ära, aga ma pidan neid pallimänge ja neid fotograafiat tegema, sest ma teen sealt juba kõik asjad üle. Et selles mõttes läks mul hästi. Aga jah, mis tõesti nagu põnev aeg oli mul Viljandis. Ja ei saa öelda ka, et nüüd Maaülikoolis oluliselt igavam. Kindlasti mitte, eriti ühikaelus. Me elasime ühikas. Me olime kõik nii-öelda ühika lapsed. Selles mõttes taaskord mina sööke seikleja, eks ole, algul Betteris, pärast Tornis. Karel oli ju alguses üldse korteris. Jah, esimesed nädalad või mis ta seal oli. Mina sain kohe Torni. Mina ei saanud kohe Torni. Pidime ka tulema Haapsalust ühe klassiaega. Meil oli suur plaan, et me olime Torni ühikasse koos ja kõik on nagu äge. Aga siis mina tegin tollel päeval silo või heine või midagi, kui oli see registreerimise aeg ühikasse. Ja ühesõnaga Torni kohast jäin me ilma, sain Bettonisse koha. Elasin vist veel tolle poole peal, mis siin ala 90ndate lõpupoole oli kokku varisemas. Sealt vist isegi on üks korrus äkki pealt ära lammutatud reaalselt. Seal ühel pool on 5 korrust ja seal 4 korrust. Et oli nagu huvitav. Betton oli natuke siuke võib-olla retroühikas. Köögis ei olnud näiteks neid tõmbekappe või neid kubusid ja asju ja kui sul midagi ikka kärssama läks seal köögipliidi peal, siis kõik tundsid seda, sest et ainuke variant nagu midagi toast välja lasta oli, kes teha koridori uks lahti või aken pärani lahti. Ja seal oli veel niisugused huvitavaid nüansse, et samamoodi nagu Torniski, et alla toad erinevad suurustega, aga Bettonis oli alati see, et nagu väiksematest tubades oli üks voodi nagu kapis. See oli nagu väga, väga siuke kahtlane teema.
aga polnud hullu, hea kindel ja turvaline magada. Ei olnud hirmu, et voodi käiks ringi ja käsi tuleks maha panna. Mida vahel tuli ette, et tornis näiteks. Aga see selleks. Jah, mingil hetkel esimese aasta kevade poole sai ära liigutud siis ka torni nii-öelda. Korrus 13, hea vaade, mõnus hommikuti trepist alla joosta, õhtul trepist üles joosta. Mina liftiga sõitmist vihkan endiselt. Ja selles mõttes oli nagu äge. Tornis kindlasti rohkem sükest Melu oli rohkem. Melu ja elu oli nagu rohkem, betonis võib-olla vähem. Eks see sõltus ka jälle, kellega kuidas sa punti sattusid. Sest näiteks Karel oli ju siukses nagu peoboksis. Neil oli 8 boks. Minu arust oli kogu aeg pidu seal. Et nad kõik õppisid ka väga tublisti, aga pidu oli ka. See oli vist alati 8 boksides suht koht niimoodi. Sest mina olin 4 boksis tornis ja... Teil oli ka pidu kogu aeg. Vahet ei olnud, mis ajal sinna tulid, alati oli pidu. Meil oli siuke seltskond, et aga ei oska kurat. Ei õppinud ära ülikoolis seda veel kunsti. Meil oli ka tegelikult ikkagi oma kursakaaslased istusid seal, sest et mingi aeg olid mul boksikaaslased, olid oma kursakaaslased ja siis ikkagi, kuna meie kursalt oli hästi palju rahvast, oli ühikas, siis nad ikkagi tulid kuidagi meie boksi, mitte meil teiste boksi, et kõik tulid meie juurde. See on kogu aeg, seda mäletan, et seal oli meil kogu aeg ja kui neil oli küsimusi tuutorile, siis teadsid väga hästi, kelle poole pöörduda. Millegipärast olin mina ka tihti peale seal ja nii oligi. Aga ühikas tegelikult oli äge, sest mingi hetk me kolisime ju, kolisid sina ju, kolisime nii-öelda, kolisid sina vist minu boksi on ju. Ja siis oli Karel ka veel 7, et me olime kõik seal koos. Ja mingi hetk me kolisime 15, väga hea vaade oli 15. Meil oli 15. väga-väga hea seltskond oli lõpuks. Mitte 7. seltskond oleks olnud, et meil olid väga toredad 2... Ma praegu võib-olla natuke solvusin ja ma ei räägi sinuga rohkem. Ei, tegelikult meil olid seal 2 väga huvitavat naabrit, kes meie pärast võib-olla tornist välja saadeti. Ja siis meil olid 2 väga ägedat naabrit, keda me ei näinud lihtsalt. Keda kunagi ei olnud praktiliselt. Et me elasime 4 boksis 2 ja hiljem me kolisime 15. väga hea vaade oli ja komplekteerisime selle nii-öelda pundi seal, mis ülist ise kokku ja väga äge oli. Et Diana tegi ka tornis juba nagu klassikalist Dianat nii-öelda, et tal on igal pool tutvused ees ja sees. Ja ei ole ka torni ühikas erand. ja seal põhimõtteliselt jah, ühesõnaga, kui sa saad inimestega nagu väga hästi läbi, siis tegelikult sa saad väga palju asju nii-öelda ära korraldada. Aga see kehtib terve ülikooli ja terve elu peale. Ütlen, et mina ju ülikoolis õppejõududega sain ka ikkagi valdavalt hästi, väga hästi läbi. Ja ega see lõpuks ongi, et nii nagu küla koerale, nii koer külale. Et samamoodi ka ühikas, ühikatädidega saime väga hästi läbi. Mina sain väga hästi läbi nendega. Ja siis said kõik minu sõbrad ka nendega hästi läbi, sest et mina sain hästi läbi. Ja seal õppejõududega samamoodi, et lõppude lõpuks on ju see, et kõigil on oluline, et aine saab tehtud ja niisugust valetamist ja vassimist ju ei taha keegi nagu oma ainetes või osaluse osas või et ma ütlen täpselt, et kui sa lähed juba õppejõu juurde selle murega, et mul on, ma ei tea, kodus siuke olukord või mul eraelus siuke olukord ja või ma tõesti eelmine päev käisin peol, ma ei jõudnud asju valmis. Et ma lähen tõesti, ütlen ausalt ära, et äkki on pool võitu kuidagi või midagigi saab. Jah, see vale ei tööta, et koer sigodudu ära. See vale ei tööta. Jah, nii on. Ühikas, minule meeldis. Mina lasin 5 aastat ühikas, sina lasid ka ju 5. Kahjuks küll, jah. No enne seda ka tegelikult juba 3 aastat juba ka gümnaasiumis tegelikult, et ma olen ikkagi väga kaua nagu kommuunielu elanud. Ühika kommuunielu nii-öelda elanud ja ausalt öeldes ma täna rohkem ei viitsiks isegi keegi peale maksaks. Eks see lõpp läks ka juba siukseks tegelikult magistris ka, et ma tundsin, et ma vaimselt ja füüsiliselt ei ole võimeline enam sama kohta, et näiteks minu jaoks oleks 8 boks olnud täielik cancel lihtsalt, et
liiga palju inimesi. Ma ei oleks olnud nõus sellega lihtsalt, et minu jaoks oli juba neli inimest, boksis oli piiripealne, mis selles mõttes oli väga hea lahendus, et mingil hetkel meil põhimõtteliselt oli nagu 4 inimest, aga nad 2 tükki olid enamasti kadunud. Või oma toas kinni. Ja selles mõttes see lahendus nagu oli okei nii-öelda, aga juba see nii-öelda ühene tuba 2 boksis nii-öelda oli tegelikult palju minu jaoks selles mõttes. Et kuskil maal saab nagu see lõbu ka otsa tegelikult. Võib-olla jah, ma lihtsalt järsku sain suureks inimeseks ja lihtsalt ei viitsinud enam, et tahtsin ka asjalik ja korralik olla või midagi. Täiskasvanulik olla. Mis iganes jah, põhjendus sinna tuua või võiks sinna tuua. Aga jah, nii ta on. Mina olen ühesõnaga peaaegu kõik ära proovinud, selles mõttes kõik võimalikud ühikad ja boksi kombinatsioonid. Sest mina elasin, kui me käisin Tartus koolis, mina elasin korteris. Ehk siis kõik söögid, joogid pidid ise tegema endale poes käima ise. Siis kui elasin Viljandi ühikas, Viljandi ühikas oli siuke, kus oli koridori peal oli siis köök. Mitte nagu boksis, seal boksis tornis, et sul on see 4 või 8 boksi peale siis köök on ja koos ka see suurem ja väiksem köök on ja, aga Viljandis näiteks oli siuke ühikas, kus terve selle koridori peale oli üks köök. Ja siis läksid oma poti ja hapsu sama. Et siis läksid oma poti ja panniga sinna ja siis läksid tegid see makaronid ära ja siis sõid ära oma söögi ja läksid ära. Ja sa alati lootsid seda, et ka külmkapp oli ju seal köögis, vaata, sa alati lootsid selle peale, et sinu piim või jogurt või mahl või mingisugune asi, mis sa oled sinna mingi toode meelest külmkappi pannud. Et iga kord oli nagu see, et kas on alles 50-50, kas on alles või ei ole. Et tihti peale juhtus ka niimoodi, et ei olnud alles. Et kui nime ei olnud peale kirjutatud ja ära pakitud ei olnud nii-öelda, siis võis juhtuda tõesti, et läks ühiskasutusse. Nagu kõik muu seal mõtleme selle peale, et mul mingi hetk sai ka Viljandist kolimisest, sest et ma tulin Tartusse kooli, kolisin korterisse. Siis ma elasin ühes korteris 2 aastat ja 1 aasta elasin teises korteris, ehk siis ma kolisin Tartus. Siis ma jälle pakkisin oma kodinad kokku, mis seal olid ja siis ma läksin Viljandisse. Pakkisin seal oma kodinad lahti, kuigi ühikasse kõik asjad pidi kaasa võtma ei pidanud. Siis Viljandis ma käisin ju pool aastat, siis pakkisin uuesti kõik seda ühikas kokku. Siis ma tulin koju, ma isegi ei pakkinud lahti need kodus. Ja siis ma kolisin ühikasse, torni. Aga torni ühikas ma olin 2 aastat olin ma 7. ja 3 olin 5. Ehk siis ma pidin veel nagu seal ka veel kolima. Et mul mingi hetk lihtsalt nagu kolimisest oli nagu, inimestest ei olnud nagu probleemi, aga kolimisest oli nagu lihtsalt enam ei viitsinud. See oli jah tüütu selles mõttes, et aga jah, seda tuli päris mitu korda teha, mina tegin rohkem, nii et jah, aga see selleks. Aga selle pealt see, kui keegi nagu tahab kuhugi ühikasse minna, et Tartu Ülikooli ühikatega mul väga kogemust ei ole, et nii palju ma tean, et nad on hästi palju nad renoveerinud neid aga seal on ka nagu seiklusi selles mõttes, ma ei tea, kas seda Narva maant ühikat enam on, kui ise tootsi remonti teha, selles mõttes, et ma ei tea, aga mingi aeg nad tegid vist selle suure kapitaalremonti, väljas see kord tehtud on ju. Et võimalik. Aga jah, kunagi, nii-öelda meie ajal oli üks Tartu Ülikooli ühikas, kus oli linnalegend, et põhimõtteliselt niimoodi, et sa võisid minna oma mingisuguse lae ja seinavärviga või tapeetidega ja siis said oma toa ise nagu ära dekoreerida selles mõttes, et nagu üliäge. Aga ei, selles mõttes, et ega ühikaluga põhimõtteliselt tegelikult on niimoodi, kas sobib sulle või ei sobi sulle, et nii on. Kas tolereerid või see tolereeri, et kui see ikka täitsa vastu hakkab, siis ongi see korter ongi hea lahendus. Aga mina isiklikult, ma olen siuke pigem suhtleja ja ma sain nagu hakkama. Minul vastupidiselt oli väga keeruline. Aga täna ta on ikkagi odavam kui korteris olla? Ei, kindlasti. Ja teine asi, eks see oli kindlasti tollel hetkel ka nii-öelda põhjus nii-öelda, et ega ka tollel hetkel ju ühikakohad olid päris kallid pigem ikkagi. Ja mina ei suutnud oma vanematele maha müüa mõtet, et kuule ma tahaks Tartusse ja korterisse, nii et ikkagi ühikas IT-s. Mulle nagu isa ütles tookord, et ühikas ikkagi sa näed seda ülikooli elu, et või nagu saad sõbrad ja aga tõesti meil oligi väga äge. Meil oli väga palju rahvast oli kursuselt ühikas, olid ka vanemalt kursuselt oli punt oli ühikas, et alati meil oli hästi tore oli minna mul oma sellesse rühmapraksi, et kuna ma olin ainukene tüdruk, kes elas mingi aeg meie rühmast ühikas, siis hästi tore oli poistega hommikul minna ja siis poistega õhtul tulla.
et mul lihtsalt oli niisugune privileeg, meil poissi oli väga palju lihtsalt meie kursusel. Et vastupidi, võib-olla mõnel teisel kursusel, näiteks majanduses on võib-olla rohkem neiusid kui noormehi. Meil oli 60-st ikkagi, ma arvan, 40 julgelt olid poisid. See kursus oli tõesti vähe tüdrukuid, meil oli suht koht, ma ei julgeks öelda pooleks päris, aga ma arvan, äkki suhe või selle rahulikult ikkagi 2/3. Noh, poisse siis rohkem, tüdrukuid vähem. Mehaniseerimises, tootmistehnikas seal oli võib-olla paar tüdrukut kursusel. Kui sedagi, selles mõttes. Aga jah, nii-öelda BS siis ikkagi tüdrukuid ka. Aianduses on ju palju tüdrukuid selles mõttes, seal on pigem üksikud poisid. Jah, pigem seda pidi. Aga jah, selles mõttes pakas oli nagu rahvast hästi palju. Ma arvan, et väga paljusid täna isegi, kui tuleks kuskil tänava peal vastu, tõenäoliselt ei tunneks enam äragi, ei mäletaks enam. Magistris natukene siuke juba teadlikum valik võib-olla, selles mõttes, et minna ikkagi nüüd baka pealt, bakabaasilt edasi õppima. Ja siuke jah, oluliselt väiksem rühm inimesi ja oluliselt nagu kokkuhoidvam ja nii-öelda sama nii-öelda laine pikkuse peal kõik, et kes ikkagi magistrisse läks üldjuhul selle eesmärgiga, et tahavad saada ikkagi tegevaks mingisugusel põllumajandusalal siis nii-öelda. Mina nagu isiklikult ütleks seda, et nagu BS-i baka nagu magistrit tegelikult täiendavad nii palju teinud, et pigemalt peaksid olema ikkagi nagu see 5 aastat peaks olema ikkagi nagu tehtud. Kas mitte kunagi ei olnudki niimoodi, et tegelikult ju oligi 5 aastat. Tegelikult oli ju 5 aastat, ei olnud bakat ja makat nii-öelda. Ja ei praegu, vaata insenerid on 5 aastat, on ju, et maaehitusel nendel on 5 aastat seal ja veterinaarmeditsiinis on 5 aastat ka minu arust. 6. Et mina näiteks ütleks, et see, kui ma baka ära tegin, siis mõtlesin, ma oskan nagu päris palju asju, siis läksin magistrisse ja sain aru, et midagi ei oska. Et see magister võib-olla, esiteks võib-olla olin ka natukene vanem ja targem ja kogenum ja. Me ju tegelikult kõik ju praktiseerisime juba. Ja, aga sa oskasidki midagi juba nagu näha või küsida või nagu mingid seosed hakata looma. Minul oleks väga hea nagu näideli agrokeemiaga, mis oli meil ju baka esimene kursus. Mitte midagi ei saanud aru. Nagu, kui sul oli keemiaga kokkupuudet, sa nagu tegid oma keemilist reaktsioonid ära, aga just see, kuidas mingi üks toitene teisega nii-öelda koos toimib või ei toimi, et sellega oli ikkagi tõsine nagu probleem minul, aga kui ma jõudsin nagu magistrisse, me õppisime tegelikult sama asja, võib-olla natuke teisema nurgalt lihtsalt. Ja siis mul oli see, et niimoodi sellepärast see käib niimoodi, et seal oli veel nagu teisi ainult ka, et oligi samamoodi need taimekaitse asjad, et sa oskasid juba, kõik praktiseerisime ka, aga sa oskasid ikkagi mingi hetk neid seost hakata rohkem looma või nagu õppijõugast nagu rohkem küsima, et tänaseks on kindlasti ka nagu parandatud neid õppekavasid ka, et õppejõud on vahetunud, et sa ju ise olid üks eestvedajaid, kes tegelikult suht korralikult seda õppekava nii-öelda reformis. Sellepärast, et kui mina käisin siis nii-öelda aasta eespoolteist, minu meelest kohati tundus isegi see ainete järjekord ebaloogiline just selle poolest, et sul ei tekkinud nagu seda arusaamist ja järjepidevust, nagu, et miks sa midagi teed ja kuidas see midagi mõjutab. Läks tagurpidi natukene? Läks nagu, ta ei läinud isegi võib-olla tagurpidi, ta oli lihtsalt nagu natuke siit, natuke sealt, põmm, nagu lahmimine siuke, Ja ma mäletan, 3. kursusel oli meil siis mingisugune aine, mida andis Lääniste. Eritaimekasvatus osa 2. Ja see oli siuke, kus siis lõpuks reaalselt see oligi see koht kevad semestril isegi äkki. Viimane kursus. Või oli septembris, ma ei mäleta, või oli neil esimene semester viimasel aastal. Kuskil seal 3. aasta mingil ajahetkel, kus siis kõik õpitu eelnevatel aastatel läks puslena kokku, kus sa saidki reaalselt, sa said ülesande, nii,
ala probleemi püstitus, Talinisu, eelkultuur, Suvi Oder, põmm, selline saak sellisel mulla lõimisel, sellisel reaktsioonil, eks ole. Ühesõnaga, sul oli nagu nii-öelda sind valmistati ette selleks, millega sa pead agronoomina igapäevaselt tegelikult, nii-öelda igapäevaselt tegelema. Ehk siis sulle anti nii-öelda see põhi ära, mille pealt sa pead hakkama siis tegema teadlikke otsuseid. Külvi korras siis kuni mulla harimise, külvi ja koristuseni välja ja kuivatamiseni ja saagi realiseerimiseni ja mis iganes. Ja võt see oli minu jaoks see koht, kus ma lõpuks nagu sain aru, et miks sa nüüd õppinud oled? Okei. Ei, minul oli kohati ikka tõesti nagu kohti, et õppisime mingeid aineid, millest ma olin tõesti nagu istusin need ära, tegin need ära, aga ma olin nagu mingi milleks selles mõttes. Et mingisuguste andmeanalüüside pointist, neid ei olnud seal vaja, ka selles nii-öelda ülesande püstituses. Mul ei ole neid täna 10 aastat hiljem vaja olnud tegelikult ja selles mõttes see on jälle siuke koht, et see peab olema sul nii-öelda lõputöö tegemise jaoks ära õpitud nii-öelda oskus teha mingisuguseid andmeanalüüse ja data-analüüse ja graafikuid ja jooniseid ja asju teha. Aga minul tõesti tegev agronoomina ei ole 10 aastat hiljem nende asjadega mitte mingit pistmist olnud. Sa pead lihtsalt ära kannatama need ained. Ja need tuli ära kannatada. Selle teised ka, mida tuleb kannatada. Praegu on kindlasti palju muutunud need õppekavad. Aga mäletan, meil näiteks oli filosoofia. Samas see oli nagu äge. See oli nagu fun selles mõttes, et ühtegi vale vastust ei olnud. Ühtegi õiget ka ei olnud. Ja ma mäletan seda ka, kuidas äkki meil oli jälle kolmapäeviti oli filosoofia ja kolmapäevad olid üldse sellised huvitavad päevad, et hommikul see algas kuskil mingisuguse tööohutuse loenguga. Ilmselgelt see tööohutuse loeng möödus filosoofia tekste lugedes. Ja nii ta läks ja ühesõnaga hommikul oli mingi loeng, kus sa siis lugesid neid filosoofia asju ja siis üritasid nagu aru saada, et mida seal nagu saada tahetakse. Ja vahel opposed said nagu pihta ka, enamasti ei saanud, aga pihta ka ei saanud praegu. Ikka raisk lendab. Ja nii ongi, et selles mõttes aitab sul alla mingeid tekste mõista, mida sul on lõpuks ka jälle vaja oma nii-öelda lõputöö jaoks lihtsalt nagu see lugemisoskus. See, et sa püsid selles teksti juures, mitte ei lähe Instagrami scrollima. Täpselt, et kõik on nagu oluline, kõik on nagu vajalik selles mõttes ja lihtsalt tollel hetkel, kui sa õpid, siis ei pruugi see nagu üldse mingisugust nagu loogikat tekitada või see tuleb hiljem, jah. Et selles mõttes ka, et näiteks need, kes tulevad võib-olla, kui me räägime põllumajanduse poole pealt, kes tulevad võib-olla Säreverest või siis Olustverest on ju, siis nende jaoks esialgu tundub see võib-olla mõnes mõttes liiga lihtne. Lihtne, kuiv ja väga akadeemiline tõenäoliselt. Aga see tuleb ära kannatades, pärast läheb nagu see pusle nagu läheb suuremalt pilt kokku, et meil oli ka tegelikult ju kursal oli ju Olustverest tulnud poisse ja tegelikult neil algus oligi väga lihtne, sest nemad teadsid kohe ära, mis taim on või mis seeme on või midagi sükest, samas kui teine pidi väga palju õppima ja pingutama, sest tema nägi esimest korda on ja. Eks seal oli ka kahte pidi, aga kui sa olid juba ju nagu, ma ei tea, mina kui tulnud põllumajanduses kasvanud nii-öelda või selles mõttes. Ma ei tea, minul ei olnud probleeme näiteks sellega viljade ära tundmisega või mingisuguste taimede ära tundmisega. Mul oli nagu see... Eriti umbruuseemned? Ma ei tea, pigem ei olnud, aga võib-olla mul oli mingisugune imelik isiklik huvi varasemalt ka selle vastu nii-öelda olnud. Minul oli probleem ladina keelega, ütlen ausalt, siiamaani on ja nii ongi. See tuleb ka ära kannatada. See tuleb ära kannatada. Jah, samas õppisime igasuguseid putukaid ja taimehaigusi ja asju ka, eks ole, mis oli väga, väga intensiivne tegelikult aine mõttes ikkagi. Ja väga vajalik. Et tänaseni üks nii-öelda vajalikemaid aineid üldse, mis läbitud sai ja see oli ju nii bakas kui magistris ka, on ju. Erinevad nurkade alt kogu aeg saime. Jah, et seal oli ka nii... Meil on kohalik kass siin.
jah, meil on täna oleme natuke teises kohas ja meil karu pole, meil on kast enam. Aga ühesõnaga selles mõttes kõige olulisem viimastel aastatel kõige olulisem aine on olnud minu jaoks jah, see putukate ja patogeenide ja see teema nii-öelda. Vaat seda nii palju ja see igasugused preparaadid, sul on pidevalt on vaja, et väärtusplaani, see on ju väärtusplaani see koostad ära, et palju sa paned lämmastiku, fosforit, kalium, et see on nagu suures pildis ei muutu sul, et võib-olla katsetad mingite kogustega või kunas panna või doseerimisele, aga taimekaitses sa pead ju kogu aeg vaatama, kas sul on see mingi taimehaigus kallal või sul on mingisugune puudujääk mingist toitainest on ju, või veel mingi kolmas tegur, et mul on sääsk, selles mõttes ajab närvi veits, aga mul on. Aga jah, selles mõttes jah, taimekaitse keemia koha pealt on ju kindlasti keerulisem teema see, et meil on alati mingid seadusandlused värgid, on ju. Ja see muutub kogu aeg. Ja see muutub kogu aeg. Ma siin peale tappa seeselt. Ja selles mõttes kindlasti teema, aga jah, koolis ikkagi lõpuks sellele pöörati väga suurt rõhku ka nii-öelda. Ja see tuleb ära kannatada. Muld, taimed, taime keemia, kõik see, mis putukad. Jah. Ütleme eritaimekasvatus või taimekasvatus täna siis, mis ta äkki on eritaime all, täna Vindrek Keres seda, et paneb selle siis nii-öelda nagu lõpuks kokku, et täna näiteks, kui meie olime koolis, siis väga põllu peale jõudnudki, või korra äkki saime, aga nüüd on ikkagi see miniviljelusvõistluse asjad, et meil oli tegelikult see, et me läksime ise põllu peale, et oli noorte põllumeeste klubi eestvedamine, meie elu ka mingi hetk ja elasime niisugust ägedat seltsielu ka üle ülikooliliselt, et käisime ise põllu peal, ise põllumeeste juures, et võtta juurde seda, sest et mingi hetk ülikoolist ei tulnud seda väljundit ja ülikool toetas noorte põllumeeste klubi nii-öelda liikumist ja me saime nagu ülikooli abi ikkagi käidud igal pool, et täna mul on ka väga hea meel, et NPK või siis noorte põllumeeste klubi on taas käima saadud poiste poolt ja näha, et nad toimetavad ja tegutsevad. Ja, see on väga lahe. Ja ega seda initsiatiivi peab enda poolt ikkagi tulema ka, et ütleme niimoodi, et ega kui sa ise ei otsi, siis sa põnevustega tegeleda ka ei saa. Selles mõttes mina olin ülikoolis võib-olla nagu liiga suur seikleja igasuguste seltsingute inimeste osas, et ma olin igal pool vist lõpuks ja mingi hetk oli seda nagu väga palju, tunnistan, ei ole vaja nii palju asju võtta ülikoolis ette, nagu mina võtsin. Samas oli ikkagi see olukord, kus ma sain väga palju tutvusi, väga palju erinevat erialadelt, suhtlesime ju, käisime läbi, ma ei tea, loomakasvatuse poole pealt, vettide poole pealt, veterinaarmeditsiin on ju metsandus, põllumajandus, võib-olla majandusosakond võib-olla jäi nagu kõige rohkem nagu tagaplaani, nemad olid seal, pigem olid ka see finantsiga nagu eraldi, aga ütleme, niisugune mets, loomad, põld ja vetid, et nemad ikkagi käisid nagu päris palju läbi. Mehhi poisid ka nagu kuskil omadega ära. No minul oli jällegi see, et ma mingil hetkel just olin nagu majandustüüpidega väga palju koos, lihtsalt sellepärast, et minu toanaaber oli majandusest. Ja siis sai selle pundiga nagu palju ringi liigutud. Täpselt on see, kellega sa nagu kuidagi punti satud. Ja, et meil olid boksis näiteks maaehituse poisid ja me nagu selles mõttes me nagu selle pundiga lävinud, aga ma sain teada, mida nad õpivad ja kuidas nad õpivad. Ja siis oli meil veterinaaritüruk oli meil seal ja see oli üks türuk, kes õppis Tartu Ülikoolis ja näiteks lihtsalt kõrvalepõige, et temal oli 3. aasta viimane semester, kus ta pidi tegema oma kursuse sees ettekande mingi PowerPointi esitluse. Ja ta oli täiesti paanikas, sest terve ülikool teinud seda ei olnud. Ta oli täiesti paanikas, et peab kursuse sees rääkima PowerPointi juures. Ja siis ma ütlesin, et me teeme seda kogu aeg, iga nädal, ma arvan. Põhimõtteliselt iga nädal oli vaja teha. Et selles mõttes, et väga äge oli see, siuke nagu ka see, et sa pidid väga palju olema seal ikkagi oma kursuse sees, rääkima, harjutasid avalikku esinemist, et selles mõttes väga, väga lahe. Aga ma ütlen, Tartu Ülikooli, Maaülikooli võib-olla see nagu kontseptsioon on ka teine, et Tartu Ülikoolis sa oled selle suuremate kursustega koos, et ei olegi neid siukest pisikesi kursuseid. Aga tulles tagasi nende seltsingute juurde, võtame korraks jutu ikkagi enda juurde, et meil olid ju läbikäimised
niisugused ühisüritused olid ju veterinaari tudengitega, natuke loomakasvatuse poisse käisid meiega koos, metsandus omad, et selles mõttes ma olin ka veel üliõpilasisinduses, et selles mõttes, et panen küll nagu südamele, et kas sa käid Maaülikoolis või Tartu Ülikoolis või Tallinna Ülikoolis või kus iganes koolis sa käid, et noh, nagu sa ütlesid ka varem, et ega kui sa ise ei lähe otsima, ega see seiklus sinu juurde tule ka, et mida rohkem sa nagu lävid seal ülikoolis, seda rohkem tuleb ka seda nii-öelda tutvusringkonda, et täna mul on nagu maamessil on näiteks väga äge käia, sest et väga palju tuttavaid on, noh, on küll nüüd ka tänaseks ka kolleege, aga on ka vanad koolivennad, vanad kursavennad või siis ongi kuskilt seltsieludest on koos või teinekord mul on vaja mingit metsandusalast nõud, mõtlesin, et okei, ma helistan mulle kursavennale või mingit veterinaari osas, juhul kui peaks vaja olema, et mul on nagu neid inimesi, kellel helistada, aga vaata, kui sa oled kuskil kas siis korteris või oled ühikas, ainult õpid, mis on ka väga okei, mida teha, aga sul ei teki seda nagu sõprusringkonda või tutvusringkonda, siis tegelikult sul tekib olukord, kus sa tegelikult käid ülikooli ära, aga sa ei teagi mitte kedagi põhimõtteliselt. Selge see, sa ei pea tervet ülikooli teadma. Kätte sain. Ja kindlasti sa ei jõua kõikidega lävida ja igale poole ei saagi jõuda ja see on ka okei, sellepärast et ei peaks olema eraldi eesmärk, et jess, ma olin 10 aastat üliõpilane. Aga ongi neid. On ka neid, mina poleks never viitsinud selles mõttes isegi nagu see variant, et minna Erasmusega välismaale ja pikendada oma õppeaega veel ühe aasta võrra tegelikult on ju, mis ka muidugi iseenesest ju, kellel vähegi huvi on, kellel tahtmist on, selle jaoks vist peab ka inimesel olema endal mingisugune teistmoodi soov, närvikava ja soov ja tahtmine, et minna välismaale mingisugusesse X uude keskkonda ja saada seal nii-öelda hakkama. Müts maha nende ees, kes seda tegid. Minul tõenäoliselt julgusest vast ei olekski jäänud puudust, aga just teema oli selles, et kuna paralleelselt kooliga tegelikult käis ka nii-öelda juba omal nii-öelda töö tegemine ka, et siis lihtsalt elu tuli peale ja seda varianti nagu ei olnud. Et võib-olla natukene kahetsingi seda, et ma ei läinud Erasmusega välja kuhugi välismaal õppima, et ma ei tea, Hollandisse või kuhugi, et tegelikult Wageningen ja Aarhusis on väga ägedad ülikoolid ka ju Rootsis on põllumajandusülikool, tegelikult on igal pool on ju need partnerülikoolid. Mina ise natukene kahetsin, et ma ei läinud sinna, aga samamoodi elu tuli peale, et mina käisin veel ju ka tööl ülikooli kõrvalt ju 3. aastast äkki läksin tööle erinevatesse kohtadesse on ju, kodus ka, et kui kellelgi on nagu võimalik minna, soovi minna, ma tõesti soovitan nagu, kui see tahe on olemas, et kui mõtled selle ettekände peale, et aga mul on nagu, ma ei tea, kodus on isa talu ja ma pean 2 kuud eemal olema, et uskuge mind, nad saavad hakkama. Aga te saate selle nii-öelda kogemuse, et mina tõesti ise kahetsen väga seda, et ma ei läinud. Et, ma ei tea, mina ei oska kahetseda selles mõttes, et ma olen kuulnud nii-öelda teistelt kahetisi nii-öelda arvamusi, et mõned on olnud väga rahul tõesti, et on saadud väga siuke hea nii-öelda teadmiseid on saadud, nähtud asju teise nurga alt, võib-olla kui meil täna siin õpetatakse. Aga samas on olnud ka olukordi, kus ainukene know-how, mis sa saanud oled, on õllekultuuri kohta, mis on ka täiesti okei, selles mõttes see käib tudengielu juurde kindlasti. Ja võib-olla nagu aga lihtsalt jälle nagu see koht võib-olla näiteks, mille peale mina isiklikult oleks tahtnud aega raisata, nii-öelda aega raisata. Et juhul, kui mina oleks läinud Erasmusega välismaale, oleksingi ma läinud kohta, mis annab mulle nagu seda väärtust oluliselt rohkem juurde või näitab mulle asju teise nurga alt, mitte nüüd lihtsalt see, et lähen õlut jooma. Et see on nagu see minu näiteks doktorantuuri tegema välismaale. Aga sa peadki minema. Kas see ei ole mitte nõue, et semestri või aasta olema? Midagi välismaale, et olema. Et selles mõttes jah, et tõesti, kellel on nagu soovi tahet minna, et on siis maaülikool või mis iganes ülikool või eriala, et see on niisugune nagu inimese sees tulev soov on ikkagi see minna, et sundida ei saa, aga kindlasti sa saad mingisugust head tuttavad ja kui muud ei saa, siis saad selle keelekogemuse ja ägeda elukogemuse kui välismaal õppida, et nii palju kui minu tuttavad on tutvusringkonnast on läinud välismaal õppima, siis sotsiaalmeedias ma näen küll väga ägedaid postitusi, olen ikka näinud Hollandist ja Taanist, ja paljud on jäänud ka ju lõpuks elama sinna riikidesse, minul tutvusringkonnast. Ei kindlasti,
et jah, kui vähegi võimalik ja huvi on, siis kindlasti väga mõistlik asi, mida teha. Selles mõttes küll. Aga siis see kool läbi. Jaa, kool sai läbi. Mingi niimoodi äkitselt sai läbi. 5 aastat läks hästi kiiresti, aga kui ma täna nii-öelda vaataks nagu peaaegu hästi palju aastaid on kooli lõpust möödas. Hästi palju möödas. Et kui ma täna vaatan nagu tagasi sellele nii-öelda maaülikoolile ja nüüd selle nagu maaülikooli sellele nii-öelda mõjule tegelikult või siuke ebamõjule Eesti põllumajanduses või veterinaarmeditsiinis, siis tegelikult on see väga suur ju. Et kui me täna vaatame neid aastavilistlasi või need, kes täna on ikkagi EPA või siis maaülikooli lõpetanud ja on ju tegelikult väga kõrgetel positsioonidel või väga suured nagu ikkagi tipptegijad. Absoluutselt. Et lihtsalt võtad selle kodulehe lahti, Aaron Rüütel on ka lõpetanud ja EPA on president olnud, on ju, et meil neid elualasid ja kuhu seda rahvast on päris palju. Et täna nii-öelda ma ütleks küll, et see, kui ütleme, kui lõppes 90-ndatel olid teatud olukorrad, Eesti taasiseisus on ja hakkas see nii-öelda Eesti põllumajanduse või loomakasvatuse või siis aretuse on siis loomaaretus või sordiaretus, kõik see poole hakkas nagu edasi liikumist tegelikult on ju väga suur roll olnud siin ju maaülikooli vilistlastel, kes on läinud sektoris samamoodi ka nendele teaduritel, kes on teinud seda nagu teadust sinna juurde, et selles mõttes on ju ongi tegelikult maaülikooli kujundaja selles osas ju. Absoluutselt, et ilma maaülikoolita ei oleks meil täna seda kõike ilmselt ju olemaski nii-öelda. Et nemad on, või selles mõttes maaülikool on ju pika ajalooga nii-öelda erinevate nimedel enda toimetanud selles mõttes, et väga kõnekad ja väga niisugused ikkagi mõjukad inimesed on sealt tänaseks välja kasvanud. Ega lõpuks äkki me oleme kunagi mõjukad maaülikooli vilistlased? Karel juba täna on. Karel juba täna on, eks ole. Ja ma ei tea, eks see sõltub ka. Minul isiklikult ei ole ambitsioone selle jaoks tõenäoliselt, et aga sellepärast täna ikkagi on näha, et see maaülikoolist tuleb, et selge see, et kui sul läheb 60, täna vist enam 60 tükkine kursusele võeta, on ju, aga sealt igast lennust tuleb mõni pärl tuleb, on ju, et meie lennust, ma arvan, oligi see äkki Karel meie kursuselt. Ütleme see, kes lõpetas ka magistri. Me muidugi magistris lõpetas 3 tükki, selles mõttes, et meil oli suur kursus. Et alustasime 60-kesi, baka lõpetasime 20-kesi, magistris lõpetasime 3-kesi, et meil on selles mõttes nagu üpris hea nagu kursa kokkutulekut teha magistrimas, et ei ole väga palju vaja aegast klapitada. Et võib-olla meil näiteks ongi, on Karel on meie kursuselt üks nagu lennukamaid. Meil on ka maasikasvatajaid on ju ja palju neid, kes läks ka peretalust üle, võtsid üle on ju, et teil on ju ka üks nii-öelda veinitalu ja juurviljade asjade kasvatajaid. Ja absoluutselt, et siit on läinud ju meist nii-öelda nooremaid on ju Priia ametnikke tänaseks on ju, et vanemaid on ka, et sul endagi kolleeg on ju samamoodi ju maaülikooli lõpetanud on ju. Ikka, ja, et peaaegu kõik mu kolleegid. Või siis nende vanemad on EPA lõpetanud. Et selles mõttes meil ongi eriti vahvalt veel, et nii minu paarimees nii-öelda kui ka siis meil nii-öelda raamatupidaja on kõik EPA kasvandikud või maaülikooli kasvandikud, mis on eriti vahva, ka meie nii-öelda tegevjuht on maaülikooli lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia äkki lõpetanud veel, täpselt nüüd ei tea, selles mõttes aastat ei tea. Hoone on sama. Ei ole Eerikul ei ole tema Eerikal selles mõttes jah, et ja mina olen ka Eerikal käinud. Ja te olete viimane aasta, kes Eerikal käisid. Ja, et selles mõttes jah, et ikkagi on nii-öelda teenekaid inimesi. Selles mõttes sektoris. Ja mitte ainult ütleme ka põllumajandust, vaid me räägime ka loomakasvatusest on ju, veterinaarmeditsiinist, me räägime ka tegelikult ka finantsökonoomikast on tulnud ju ka väga tugevaid tegijaid on ju, metsandussektor, et tegelikult on. Eks selle majanduse poole pealt maaülikool ongi ju
nii-öelda ainuõige koht, kui sind tõmbab põllumajanduse nii-öelda see majanduspool nii-öelda. Et ega kuskil TTÜs või TalTechis või sa ei saa teada, mis asi on vasikas. Sa ei tea, mis asi on vasikas või mis asi on bioloogiline vara või mis asi on silo või miks seda üldse arvel pead võtma. Ja mis mõttes põllumajandus on hooajaline sissetulek, et selles mõttes seda teadmist kindlasti sa ei saa kuskilt TTÜ-st või isegi Tartu Ülikooli majandusest nii-öelda, et ilmselt suures pildis midagi sa nii-öelda saad, aga lihtsalt põllumajandus on nii palju erinevaid nüansse, millele kindlasti seal rõhku ei osata pöörata ja mistõttu Maaülikool on nagu ainuõige koht, kus seda nii-öelda poolt õppida. Mulle meeldib, mul isa kunagi ütles niisuguse lause, et mõtlesin ka, mida see õppima minna, et mul oli ka ju see uhke asi nagu majandus, et ma läks majandust õppima, aga mitte Maaülikooli, vaid Tartu Ülikooli, et ma läks õppima majandust, et võtaks niisugune finantsjuhtimise nagu poole üle ja isa ütles mulle selle kohta väga ilusti, et tema ei läheks. Et vaata, sa oled nii noor, et sul on lihtsam õppida rasket asja praegu, näiteks mingit loomakasvatust, taimekasvatust, mis nõuab väga niisugust nii-öelda spetsiifilist süvenemist asjale. Vähe sellest, et süvenemist, sul peab ikkagi nagu see kirk olema. Okei, kirka on ju, mul kirg oli on ju selles mõttes on ju, aga mul oli kirg majanduse vastu ka on ju. Ja siis isa seletas mulle ära, et kui sa õpid praegu, õpid põllumajandust või loomakasvatust või metsandust või mis iganes, ehk siis mis nõuab väga niisugust spetsiifilist õpet või teadmisi või nooremat aju ja rohkemat ajurakke, mida rakendada, siis hiljem saad sa majandust mingit, ütleme, võib-olla üksikut suunda või mingit mõtet saad sa alati peale õppida. Et mina näiteks läksin ka nüüd õppima veel juurde puhtaltki majandust, sest et ma ise tunnen, et ma tahan rohkem natukene seda majandust enda jaoks selgemaks saada. Ma ei läinud küll kuhugi minorisse või EBS-i, läksin Maaülikooli, sest et põllumajandusökonoomika on see, mida ma tahan nagu rohkemat nagu uurida. Aga selles mõttes on võimalik alati minna EBS-i või minorisse või Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli, kuhu iganes on ja võtta seal see nagu majandussuund peale. Sest et kui ma praegu mõtlen selle peale, et kui ma peaksin 30 hakkama põllumajandust õppima nagu sisuliselt nullist, et siis nad pigem nagu ei tahaks, on ju. Jah, et majandust õpid veel ära, on ju, aga põllumajandust hakka mingit putukaid koguma ja tegema herbaariumeid ja asju. Kuigi samas ikkagi neid oli ka, aga aga pigem oli erand kui reegel. Eks need olid ka põhjustega selles mõttes, et sama võtta mingi noortaluniku toetus, eks ole, või mingisugused toetusasjad peale võetud ja see üks nõue on sul nii-öelda hariduse omandamine. Samas on nagu see koht ka, et kui sa oled ikkagi mingi 30+ täna on ju näiteks, ma ei kujutaks ette, et ma oleks mingi Olusvere põllumajandust. Seal on küll see aastane kursus, mida saad õppida. Aga ikkagi. Põhimõtteliselt selle aastase kursusega nad saavad umbes sama kõva kraadi kui meil on, mis on nagu väga ebaviisakas. Me nühksime 5 aastat koolipinki, isegi põllule ei lastud. Ja teised tüübid on seal mingi aasta, teevad mingi aastase kursuse lihtsalt selle jaoks, et täita mingi PRIA nõue nii-öelda ja tegelikult võib-olla saavad isegi kohati rohkem mingit skilli nii-öelda, et ma loodan, et me ikkagi selle teadmise koolist nagu saime ka, aga need, kes olid nagu võhikud nii-öelda põllumajanduses või tulidki nii-öelda huvilisena õppima lihtsalt, et oleks võib-olla lahe eriala või midagi. Et nad ikkagi teavad, milline näeb kombain välja, sest ega reaalselt meid vist, ma ei mäleta, et meid oleks vaatama viidud, MPK-ga meil oli masintehnoloogiate õppeaine, kus näidati pilte ja videosid. Aga selles mõttes... Aga ei, tänaseks on tegelikult olukord kindlasti paranenud. Ma olen täiesti enam kindel, sest et ma juba isiklikult tean, et asi on nagu oluliselt on paranenud ja ma käin ju ka lugemas neile alati, et kui nüüd lõpetuseks võtta, et mis meie selle kogu asja eesmärk oli see, et kui keegi Maaülikooli tuleb pärast meie podcasti, et vähemalt üks, kes tuleb, siis juba on meil peaaegu pool võitu. Jah, ehk siis nüüd tulevad need viimased müügiminutid, kui keegi on lõpuni kuulenud. Kui Kaarel kutsub mind sissejuhatus erialasse lugema, siis ma lähen küsin alguses ära, et kes vaatas podcasti, tänu sellele tuli Maaülikooli. Ja kindlasti selles mõttes Maaülikool, ma arvan, et oli hea valik.
mulle meeldis. Mulle meeldis ka selles mõttes, et tegelikult tundus nii-öelda võrreldes teiste kaaslastega, kes ka tulid näiteks Tartusse õppima, et palju praktilisem nii-öelda haridus omandatud ikkagi ja tegelikult ka kõik see ülikooli elu ka näiteks, et maaülikooli juures väga suur pluss on see, et sul on nagu tänaseks on nagu kompaktne nii-öelda see koolilinnak või kampus. Jah, et selles mõttes ülimugav. Okei, mina sain esimese aasta pendeldada seal veel Erika ja nii-öelda nüüd on kõik ikkagi koos. Mis oli ka muidugi põnev selles mõttes, aga see selleks, et tänaseks jah, nagu see ülikooli linnak on ülimõnus, kõik on ühe koha peal selles mõttes, muidugi ma eeldan, et sa nüüd tead, kus peamaja on. et olulised täpsustused maaülikooli on mitu pea. Vähemalt sa ei läinud Riia maanteele sinna, kus praegu sõjakool on. Ma lihtsalt nagu hoiatan kõik, et kui teil on nagu siuke tuutor, kes on natuke naljasoonega ja te lähete vales hoones, oma esimesel või teisel päeval. Ma läksin peahoonesse, meil oli aktus peahoones, ma vantisin ka peahoonesse loengusse. Sain aru, et ma olen täiesti vales majas, sest et see on vana peahoone, pidin oma uues peahoones. Kui keegi teab maaülikooli, siis vana peahoone, uus peahoone põhimõtteliselt nagu Elva Põlva. Ei ole nagu Tallinn Põlva. Ühesõnaga lõpuks, kui ma jõudsin sinna suurde loengusse, kus oli, ma ei tea, mitusada inimest uksest sisse astusin ja lihtsalt hilinesin ikkagi nagu mingisugune veerand tundi, siis küsiti, et kes meie kursuse kursavanem on. Mina, sest et pidin õppima. Hilinesin, et teinekord ärge hilinege, et võib-olla juhtute, et peate olema kursavanem. Ei, ma arvan, teised tuutorid ei ole sellised nagu mina. Aga tuutori värk on ka tegelikult on äge, et kui väga äge värk, et kui vähegi seda tänasel veel rakendatakse ja praktiseeritakse, siis kindlasti tasub minna. Ühesõnaga tegelikult lõpetuse kokkuvõte on see, et kui lähed ülikooli, on siis maaülikool, Tartu ülikool, ma ei tea, mis iganes ülikool, Tallinnas, TalTech, kui iganes, sul on 1001 võimalust, mida ülikoolis teha, kuidas teha, kellega teha. Ja lihtsalt haara härjal sarvist. Suhtle inimestega. Ja ise pead olema nagu pealhakkaja ja siis ülikooli aeg on ka sinu jaoks nagu meeldiv ja hea ja tore ja lõbus ja on, mida meenutada. Absoluutselt. Sest meil on, mida meenutada. Meil on väga palju, mida meenutada. Et tervitame siinkohal kõiki neid, kellega kõiki asju on tehtud. Aga täitsa lõpetuseks meil on üks väike loos ka äkki. Ja meil on hästi ilus siuke vorm, mis siis maaülikoolist meil anti. See pole veel kõik. See pole veel kõik. Tegelikult on ka mätsiv teesärk. Kuskil on kiri ka. Ühesõnaga on. Ühesõnaga maaülikool tegelikult on täiesti uued disainiga need logod ja kõik bränd on uus. Et ühesõnaga need, uus bränding, siukest teklit enam ei ole. Selle võib-olla kooli peal saab võib-olla natuke pahandada, kui lähed sellega ringi. Ühesõnaga meil on üks särk välja loosida. Kõigi, kes on jõudnud siia lõppu, siia podcasti lõppu. Meil on ka küsimus. Jep. Google'ist leiate vastuse. See oli Eesti kohta, eks ole? Eesti kohta. Ja. Kuna siin 2/3 agronoomia nurk on lõpetanud aastal 2018. Oli vaja öelda. Oli vaja öelda. Ja lõpetanud ülikooli 2018. Siis küsiks, mis oli aastal 2018 Eesti aasta muld? Ja nii ongi. Ja kella ja kuupäeva me anname podcasti juures teada kirjalikult ja jätke meile siis kommentaar või saatke sõnum, kui te teate, mis see on. Võib-olla paneks ikka mingi daatumiga ikkagi. Paneks, ma ei tea, 21. juuli näiteks. No ma ei tea, kuidas me editida jõuame. Ja. No kui see päev enne valmis äkki jõuab. Ühesõnaga 21. juuli loosime välja ühe maaülikooli teesärgi. Joonistage, kirjutage vastused meile. Ja ärge helistage ikka võite, aga me tahame kirjalikku vastust ka saada kuskile. Ühesõnaga aasta muld 2018. Just. Ja nii ongi? Jah. Võib-olla teeme veel, võib-olla ei tee. Who knows? Küünalt ei ole, mida kustub on, aga väljas on päike peale tormi. Nii et me lähme vaatame, kui palju uputab väljas. Kas me üldse välja saame, sest võib-olla on puud tee peal, mets tee peal. Jah. Aga selge, viimane kooliliblikas saab ka kohe varsti oma otsa koos selle podcastiga.
nii et järgmise korrani äkki näeme. Äkki näeme. Jah, tšau! Tšau!